Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril on Narva lipuehteis. Välja jagatakse pea 5000 sellist lippu, kuid paraadil on ka üle 40 muu lipu. Ma julgen öelda lipuhingede insener Veebel Andres Lillemägi ja ma tahaksin väga seda lippu näha ja katsuda päriselt, sest mulle tundub, et see lipp ei ole päris see, mida me kodus endale masti tõmbame. Täpselt nii, see ei ole selline, et ta on natukene teistmoodi, et see, mis tavaliselt on meil majalipud, on ühekordsest kangast, aga konkreetselt see Eesti Vabariigi lipp on siis kahekordsest kangast. No kui palju see lipp koos selle lipuvardaga kaalub? Ma arvan seda, et see võib olla kuskil 8 kuni 10 kilo äkki. Kes on need mehed, kes seda lippu paraadil kannavad? Reeglina on nüüd need ohvitserid, kes siis peavad seda auasjaks. Nii, ma lugesin ühte dokumenti, see on 10-leheküljeline, kus on kirjas täpselt, et on lipuohvitserid, on lippur ja on lipusaaturid. Kas te selgitaksite palun, kes on näiteks lipusaatur? Lipusaaturid on siis samamoodi ohvitseri auastmes olevad kaitseväelased, kes siis saadavad nii-öelda piltlikult lippu, kes siis seisavad kumbalgi pool lippurit. Ja mida teeb lipuohvitser? Lipuohvitser on siis selline ohvitser, kes annab siis liputoimkonnale ehk siis nendele 3 ohvitserile annab siis vajaminevad käsklused. Kui seda lippu nüüd vaadata ja me vaatasime, et see on üsna teistsugune kui see, mille me kodus endale masti tõmbame, siis näiteks need narmad, ma ei ole tegelikult neid niimoodi mitte kunagi varem tähele pannud. Kas nendel on ka mingi kindel funktsioon või nad on lihtsalt ilu pärast? Ma pakun välja, et nad on rohkem ilu pärast. Kus neid lippe hoitakse? Ma usun, et need ikka ei vedele päris niisama, et nendel on selline väga kindel koht, kus neid paraadide vahel siis hoitakse. Jaa, et kõikidel nendel lippudel, mis on paraadil kasutuses, need hoitakse väga auväärsetel kohtadel, kas on näiteks pataljoni ülemate kabinetis või on siis väga-väga auväärsel kohal. Tavaliselt neid lippe niisama välja ei tooda. Üks esimesi asendeid, mis on siis paraadil kasutusel, on siis lipp jalalasendis, mis siis tähendab seda, et lipp on siis parema külje nii-öelda juures ja põhimõtteliselt siis peaks jälgima seda, lipu nii-öelda varras asub saapaninaga ühel joonel ja seda siis nimetatakse jalalasendiks ja parem käsi siis hoiab lippu kinni. Ja mis saab siis, kui ta peab hakkama seda lippu kandma? Ma tean, et on olemas erinevad käteasendid täiesti reeglites kirjas, kuidas seda lippu kantakse. Jah, neid on erinevaid asendid, et näiteks on olemas siis lipuga asend lippõlalasendis, mis on siis kandmiseks, lipu kandmiseks, kui liigutakse siis ühest kohast teise. Ja siis on olemas selline asend, nagu seda on tervitusasend, mida kasutatakse siis paraadil. Ja 3. asend on siis saluteerimine, millega siis avaldatakse austust Eesti Vabariigi presidendile. Mul on kohe tekkinud tänase tuulise ilmaga see küsimus, et kui orkestrile mõnikord andestatakse ja kui on väga külm, siis nad võivad mitte mängida. Kas lippurile ka mõnikord andestatakse ja palutakse mitte teha? Ei, kindlasti mitte. Lippurid peavad alati hoolimata ilmast tegema neid samu võtteid. Ma tahaksin väga proovida, kas ma jaksaksin seda asendit, kuidas selle saluteerimise asend oli? Saluteerimisasend, jah. Kui president on minust 5 kuni 7 meetri kaugusel. Ja 90 kraadise nurga. Ja, ei, selles mõttes, et see eesmine käsi läheb täitsa sirgu. Ja ma peaksin hoidma seda siit. Igaühele jõukohane lipp. Mulle sobib see.